XS mänguasja poest me teid tervitame ja kusjuures siin on teenus, mille sarnast vähemalt mina ei ole kunagi varem kuulnud. Siin on võimalus endale ise teha mängukarukene, mis suudab ka sellega mängijaga rääkida. Ja kui ikkagi mõelda mängukarude kasutajate peale, väikeste laste peale ja võib-olla meie kolleegide peale, siis on ju ainult üks loogiline koht, kuhu see mängukarukene võiks minna. Minu lapsele. Ei, täna mitte. Sinu laps on juba liiga suur, et mängukarudega mängida. Sinu laps peab juba tööle minema. Kui vana ta juba on? 2,5 juba. Jumal hoidku. Varsti ülikoolis ja mis seal ikka. Ja minu oma sai just 3, tähendab ka seda, et tema mängukaru aeg hakkab läbi saama. Muidugi, otse loomulikult sooviksime ka oma lastele siit praegu mängukaru kaasa võtta. Aga ei, me tahaksime saata tervituse ühele kolmandale, veel väiksemale tegelasele, kes on praegu tõenäoliselt süles ei kellelgi teisel kui Piret Laosel. Nii et tulge meiega kaasa ja astume nüüd kaisukarude maailma. Super. Esimene etapp ongi valida see lemmik pehme mänguasi. Et siin on nii-öelda siis kered. Nad ei ole veel vatti täis, jah? Ainult pea on täidetud ja siis saate valida enda lemmiku kujuga, loomakese. Hästi lähedalt. No, tahaks nina vastu panna küll. Tahaks natuke noosud. Meie peres on praegu dinosaurused au sees, aga see on vanuses 2 ja peale, eks ole. Nii et ma kujutan ette, kui selle väiksele tegelase praegu viskad tuld purskava draako nina alla, siis... Ja ma ei ole kindel, kas ta see Pikachuga veel tuttav on. Ma arvan, et Pokemoni jaoks on vara natukene. Väga selline klassikaline jaana, eks ole. Et tegelikult eestlaste lemmikud ongi mõmmid, see sama jänku, need on kõige sellised populaarsemad. Oskad söelda, kellega siin tegemist? See on tegelikult hästi populaarne, sest eelteismeliste teismeliste seas, tõesti. See roheline konn meenutab mulle Pireti. Pole ettevaatlik oma sõnadega sõbrake. Tegelikult ei meenuta. Ka ükssarvik. Meie poolt vaadates ongi Piret nagu ükssarvik. Kõik räägivad, et on olemas, aga pole näinud. Küll aga mulle tundub, et ma praegu isegi nagu esmapilgul võiks nõustada sinuga, et me võiksime isegi selle konna juurde jääda, sest et tavaline kaisukaru, see ei oleks üldse ju nende perelik. Seal ei ole tavalisi inimesi, seal on ainult erilised. Mina ütlen seda, et neil on kodus tõenäoliselt kõik hästi traditsiooniline. Piretile meeldivad mitte eriti värvilised riided, ta on suhteliselt selline must ja valge inimene ise ka, kas tal on hea tuju või on halb, sihukest okeid tuju tal ei ole ju. Ma ei tea, miks me Piretist räägime. Me teeme praegu lapsele. Nii, et mul on selline tunne, et võitja on selgunud. Oled sa minuga nõus? Ma olen nõus, jah. Ma arvan, iga lapsevanema unistus on tegelikult see, et poiss kasvaks võimalikult ruttu sellise kaisukaru east välja. Paneks teleka käima, hakkaks arvutimänge mängima. Ma tegelikult ei ole nõus, aga pärast aksessuaarid saate valida. Okei. Väga peenelt öeldi sulle, et ei, sul ei ole õigus. Laps saab lõpuks ometi hakata arvutimänge mängima ja sa ei pea teda päev otsa nägema. Mis me temaga tegema peame, et saaks ilusaks? Konna sisse siis on võimalik ka näiteks panna sellist helikiipi, kui saad ise lindistada midagi armsat. Siis võimalik ka näiteks panna konna sisse lõhnu, et ta lõhnaks väga hästi. See on siis suhkruvati lõhnaga. Oi, see on väga magus. Ma loodan, et see ei pane last seda karu limpsima. Nätsuga on pjama. Aina paremaks läheb. Intensiivne. Šokolaadine võib-olla, aga mitte päris see. Kuugi oma. Ja siis minu isiklik lemmik, ma jätsin selle viimaseks. Ära ütled maasikas. Voh, ideaalne, selle võtame kõikide kaisukarude lõhnade ema. Mina olen kõige parem kaisukonn maailmas. Ma arvan, et iga laps oleks väga rõõmus, kui sellise saaks. Kui sa lubad, ma käin korra ära selle mikrofoniga ja ma salestan siia väga jõus asja. Väga tore, kohe tulen tagasi. Ole hea, tuleta emale meelde, et aeg on tööle minna. Sa oled väga tubli poiss, me tervitame sind sinu head onud Robert ja Jüri. Väga armas, ma ütleks. Päris hea. Või peaks midagi ikkagi nagu lapselikumat panema? Lapselikumat? No midagi. No võtta midagi välja. Lugu järgmine. Robi ja Jüri on hädas. Emal on aeg tööle tulla. Ole hea laps. Me hakkame lähemale jõudma. Katse number 14. Kui sul on kõht täis ja tuju hea, siis saada oma ema palun tööle. Hakkame lähemale jõudma. Minus on ka juba, et sõnum on selge. Ideaalne. Emotsioonid on päris hea. Aga me praegu isegi ei lasegi teil kuulda. Jäite rahule? Väga rahule. Ma arvan, et see on väga armas sõnum ühele väiksele lapsele. Üks variant on sulle kusjuures veel pakkuda. Mul on sükest tuksuvat südant. Ära räägi. See on siis see, kui sa paned selle väikse konnakese vastu südant, et tuksub selle vastu. See on väga armas. Selle paneme kindlasti. Ma panen selle konna siia turu otsa. Ma lasen natukene vati siia kätte. See on lihtsalt selleks, et kui ta öösel sellega magab, siis ei hakkaks lihtsalt öösel rääkima. Selle helikiibi siia siis... Muidugi ma kujutan ette, et kui laps une pealt sellist sõnumit kuuleb, see motiveeriv, see annab nagu järgmisel päeval mingi mõtte. Nii kaua vajutan, kui tunneb, et on hästi. Jah. No ta läheks ikka väga tihkelt täis, aga see võib-olla ongi hea, kui on tugev käsi. Jalg. Ja teine käsi ka. Siis me mead käe teha. See saab nii kiiresti valmis, et ma ei jõuagi midagi mõelda.
täitsa ju tipp-topp, igalt poolt on. Kalli testi on ta ses suhtes, iga kord me teeme lastega, et kallistada. Kalli testi. Tunnetada, kas äkki läheb ikka kuskile juurde. Vähemaks vist ei võtta. Minu mõttes täitsa okei, tal on tugevad käed, nagu Piretilgi. Maanaise käed ikkagi. Ta on pehme, jalad on tugevad. Minu mõttes täitsa okei. Siis selle lükkan siia. Küsimus, mis hetkel see konn lõhnama hakkab? See lõhn kestab nüüd aasta aega. Läheb, saad ise valida, kas ma panen selle lõhna näiteks selle konna kõhu sisse, panen hoopis selga, päris näiteks jala sisse ka. Kus see lapsele kõige vähem ebamugavusi valmistab, ma ei tea. No ma või panna näiteks selja sisse. Peila sinna kuskil ära, jah, siis on hea. Kõigepealt siis teen siit kõhu pealt natukene, pea pealt ka. Hopsti. Ja siis see põhimõtteliselt kohe lõhnabki, näiteks testida. Sa panid selle nüüd täitsa õigesse kohta. See ei olnud meelega. No lõhnab küll, jah. On ju? Konna kõige tähtsam osa on Bilderbergis südametseremoonia. Aga kuna ma näiteks arvan, et see läheb Jüriga koos, siis äkki panema 2 südant. Mis ta arvate? See oleks ideaalne. Siis kõigepealt me selle südame soojaks teeme kahe käe vahel. Väga hästi. Siis me paneme selle tuksuma. Siis muidu ta ei hinga. Teeme näiteks puskede pealt ka, siis konn on hästi ilus. Nii, siis teeme näiteks otsmiku eest. See konn on hästi tark. On, siin on ju palju, kust võtta. Kõhu pealt ka kindlasti see koht, konna kõht on alati täis. Siit on ka palju, kust võtta. Nii, ja siis sa võid südame peal soovida Piretile midagi. No muidugi, Piretikene ja terve teie pere. Siia läheb ikka kogu armastus sisse. Kõik hästi või? Jaa, ma panen seda armastust siia konna sisse. See on täitsa nii, pane sisse siia. Siis võid panna selle siia. Ja siis ma panen selle ka. Ja palun, Robin, konna poiss on valmis. Tunned? Tuksubki, väga ilusti tuksub. Ja nüüd ma ei jõua ära oodata, kuni Jüri saab kaasa. Konna tagantpoolt nõusutada. Samal ajal, kui Robi tegi siis konna valmis, valisin mina välja erinevad riidekombinatsioonid, mis võiks ideaalselt sellele konnale sobida. Nii et nüüd ongi aeg konna moedemonstratsiooniks. Kõige esimene kostüüm. Suvine. Väga suvine, kerge, mõnus, natukene Miami vibe'i. Sünnipäevamüts on alati peas, sellepärast, et seal peres on alati pidu. Tugev 70-st. 80-st. 80-st. 4, arusaadav. Sest et laps ei sündinud suvel, tal ei ole suvega mitte mingit pistmist, peale selle, et ta ema on suvel sündinud. Ei ole hullu. Ma olin selleks kõigeks valmistunud. Austatud televaataja, kostüüm number 2. Jalkakonn. Pall on alati jala küljes. 97 on siin, Pireti sünniaasta. 11-10, kuna ma olen ise ka jalkafänn. Selge. 90-st kindlasti. 90-st, ahah. Ma pole elus jalgpalli osanud mängida. Ja miks sul püksid tagurpidi on konnal jalas? Püksid on tagurpidi? Seda mõtlesin, mis siit turritab. Konnal pole saba, nii et... See on saba jaoks tehtud. Teeme veel ühe. Pole hullu, ma arvasingi, et siit tuleb selline tagasiside. Ja nüüd sõbrad, kostüüm number 3, palun. Imeline. Täiuslik. Tuletõrjujakon, ilusad Martensi jalanõud, kui nii võib öelda. Ja Piret käib ju ka ainult nende jalanõud. Muidugi tal muud ei olegi. Need on tal kogu aeg jalas, siis otse loomulikult hea südamlik, valmis absoluutselt kõigi eest eluga riskima. Siin on isegi tuletõrjuri müts on peas. Aga see on mitmeotstarbeline kostüüm. See on töökostüüm. Siin all on peidus ka lõbukostüüm. Ma palun muusikat. Palun väga! Normaalne nahkpükstega mees valmis minema peole, nii et vähe ei ole. Ilus Eesti särk seljas, Türi ööklubides sellise nahkpüksiga. Möll, nii et vähe ei ole. Kuidas tundub? See konnab laineid. Väike kilu võileib juurde. On päris mõnus, on ju? Suurepärane. Ühesõnaga, head sõbrad, konn on leidnud endale kostüümi ja meie oleme teinud oma tööd lihtsalt pead ideaalselt. Nii, ja nüüd, kui konnakene on ilusti stiliseeritud, siis meil on vaja talle ka leida veel nimi. Läheb see, mis alati, jah? Jürro. Head sõbrad, nii tõesti ongi, et see ongi sertifikaat ehk sünnitunnistus, palun väga, täis nimi Jürro, pikkus 40 sentimeetrit, kaal 198 grammi, see on väga hea kaal. Silmade värv must, kehavärv laimiroheline, omanik Langi, südamega täidetud Roald Butchako. On aeg printida. On käes, üks asi veel on jäänud. Armas väike laps, kui sul tuju hea ja käed on kokku löödud, siis saada oma ema palun tööle. Emme kingib sulle koera.